Tere tulemast kuulama uuesti Noored ei viitsi vaikida episoodi. Oleme tagasi järgnevate külaliste ja teemaga. Meil on tänaseks tulnud 2 värvikat inimest Tööinspektsioonist. Meil on Karolin-Liis ja meil on Vladimir. Tere! Tere! Kutsusin teid siia, sest et suvi on tulemas. Noored inimesed otsivad omale töökohta. Ja mis on parem võimalus, kui teilt küsida, missugused trendid on tööotsimisega ja mis ohud võib-olla kaasnevad ja nii edasi, et hakkame neid vaatama võib-olla. Aga enne, Karolin, kes sa oled täpsemalt? Jaa, mina olen Tööinspektsioonis kommunikatsioonispetsialist. Ehk siis mina olen pigem see nii-öelda kaamera taga tavaliselt olnud, kes juhatab Vladimirit niimoodi sinna esinema. Ma teen sotsiaalmeediat, vastame ajakirjanikele, teen igasuguseid plaane, nii et selline töö on siis mul ja ma olen väga-väga rahul. Ja kui Karolin ütles, et tema on kaamerat, aga mina olen vastupidi kaamera ees, siis mina olen Tööinspektsioonis juhtiv nõustamisjurist ja ma olen üks nendest, kes vastab nii noorte kui ka täiskasvanud inimeste küsimustele ja päringutele, et kui näiteks selle sama noorega lõpetati tööleping või tal on saamata nüüd töötasu, ta ei tea, kuhu pöörduda, siis meie oleme need, kes siis saavad abistada, aidata ja vastata ka tema küsimustele. Kui palju praegu üldse pöörduvad noored teie poole? Tegelikult pöörduvad, mis on positiivne. Nad pöörduvad mitte ainult probleemidega, vaid nad ikkagi tahavad ka uurida, küsida. Näiteks nad tahavad uurida, kui lähevad oma näiteks töökohale esimest korda, et mis töötingimused peavad olema või siis kas tööandja on usaldusväärne. Selles mõttes on positiivne. Nad ikka pöörduvad. Kui rääkida probleemidest, siis neid kahjuks on ikka, aga mitte niivõrd palju võrreldes just tavaliste pöördumistega. Ja nad aina üha enam leiavad nii-öelda tee meie juurde, et no eks mina võin võib-olla siin ennast siis nii-öelda esile tõsta, et eks see sotsiaalmeedia ka kindlasti mängib rolli, et nad teavad, kes see Tööinspektsioon on, julgevad meiega suhelda, et üha enam pöörduvad tegelikult noored ka. Ja. Just väga oluline, et meie oleme ikkagi partner nendele, me oleme ikkagi sõber, üritame vähemalt olla, sest paljud arvavad, et me oleme selline karistatav asutus, tuleme kohale, karistame nii töötajad kui ka tööandjad, teeme ettekirjutusi. Ja räägime hästi segaselt ainult seaduse punktidest, aga ei, me proovime selges, normaalses eesti keeles kergelt ära rääkida, et kõik teaks. Sõnum võib olla selles, et ärge kartke avalikku sektorit, et tihti saavad vastused ka sealt noorte inimeste käest, et ei ole ainult 40-50 aastased pässid, nagu mõni võib karta. Ja ei, Vladimir on meil üks, ma ütleks, juhtiv ikkagi nõustamisjurist, kes ikkagi vastab ja. Jah, et ikkagi üritame neid probleeme ennetada, mitte tegeleda probleemidega. Väga lahe, aga praegu ongi käes selline aeg, kus teismelised 15-18 aastased, võib-olla isegi nooremad otsivad omale tööd. Mõni otsib maleva kohta, mõni otsib tuttava käest maasikaid korjama minna. Mis te näete, kui palju noori üldse praegu üritab tööturule saada? Räägime alaealistest siis võib-olla praegu. Tahaks öelda, et ikkagi päris palju. Ma ei tea, võib-olla see on minu subjektiivne arvamus, aga mulle tundub, et selle aastal ikkagi ühe rohkem neid noori, kes tahab oma esimest töökohta proovida ja minna. Siis. See on minu subjektiivne arvamus, aga mulle tundub eelmistel aastatel niivõrd palju noori ei tahtnud tööle minna. Nad ikkagi tahtsid, aga lihtsalt selle aastal on kuidagi väga suur ka meedia tähelepanu sellele. Ja no eks see on positiivne, kui tahab ikkagi ju jalad alla saada ja ise raha teenida, et ma arvan, meie pigem julgustame seda, et varakult selline hea kogemus saada tööl. Et pigem suuname nagu ja aitame siis leida neid kohti või kus on niisugune turvaline. Absoluutselt väga oluline, et kui tegemist on esimese töökohaga, et oleks ikkagi ohutu, turvaline ja et sellel noorel tekiks ka selline, ütleme nii, eeskuju töökohast. Et kui läheb sinna esimest korda, siis ta saab aru, et töömaailm on väga huvitav maailm, seal on ka tore, seal saab mitte ainult raha, vaid ikkagi nii tutvusi kui ka kogemust, et väga suur roll on nii lapsevanemal kui ka tööandjal, et tööandjal on tõepoolest väga suur roll, et ta ikkagi selgitaks sellele noorele, et töökoht peab olema ohutu, kõik dokumendid peavad olema korrektselt vormistatud ja ikkagi teha koostööd.
aga kahjuks me näeme ikkagi neid natuke negatiivseid näiteid ka, sest et kes siis Tööinspektsiooni poole pöörduvad enamasti siis, kui probleem on käes. Et noored on nõustunud näiteks meeletute töötundidega tegelikult, mida nad ei tohiks ja ei peakski tegema nii noores eas. Et alaealised just on öelnud meile, et ma töötasin, ma ei tea, 13 tundi järjest ja ei mingit ületunnitööd ei makstud, et ise leppisin sellega. Täiesti vastuolus. Täpselt. Ja siis see ongi meie koht, me ütleme, et ei, sa ei tohiks ja sa ei peaks nii palju tööd tegema, et ikkagi alaealine ja noor peab õppima, puhkama, natuke tööd võib ka teha. Ütleme, et kui noor tahab esimest korda minna tööle ja ta on sellises vanuses, kus ta ei saa veel siis kassas tööd teha näiteks, aga ikkagi on vaja tegeleda lepinguga, olgu see töövõtuleping, enamasti käsunduslepingu alusel võetakse, et siis tuleb ikkagi lugeda tingimused läbi eelnevalt, kui midagi pärast kahtlustada. Siin ma võib-olla alustan sellest, et võib-olla praktika näitab, et suurem osa tööandjatest sõlmib just käsunduslepinguid noortega, aga siin ma tahan rõhutada seda, et käsunduslepingu saab sõlmida siis, kui see käsundi saaja, ehk siis see noor, see inimene on ikkagi oma valdkonna või oma alaprofessionaalekspert, ehk siis ta ikkagi oskab iseseisvalt seda tööd teha. Ta ise saab valida, millal ta siis saab seda teenust osutada või seda tööd teha, milliste vahenditega, kas seal on näiteks vaja mingi tööriista. Aga kui tegemist on, ütleme nii, klassikalise töösuhtega, siis sellisel juhul ikkagi tööandja ütleb, mis kell ta peab tulema tööle, mis kell ta lõpetab, kui suur see töötasu suurus on, siis milliste vahenditega ta teeb seda tööd. Ehk siis noor ikkagi allub tööandja kontrollile, tööandja peab ka selgitama, kuidas seda tööd saab ohutult teha, aga käsunduslepingu või töövõtulepingu puhul ikkagi seadus seda ei eelda, et see ettevõte peab seda kõike selgitama. Ehk siis ikkagi siin ma tahan rõhutada, et kui noor läheb tööle, siis temaga üldjuhul peab sõlmima siis töölepingu. Just. Nii et tasub seda pealkirja lugeda ka. Ma võin oma elust tuua näite, et läksin tööle ja ma teadsin, et lepingut on vaja, aga ega ma ei osanud vaadata, mis seal lepingus olema peab või peas, et midagi on kirjas ja pärast sain teada, et see ei olnud tööleping. Ütleme nii, et nüüd ma oskan seda hinnata tagantjärgi võib-olla nihverdades oleks see sobinud ka sinna töövõtulepingu alla, et ma ikkagi sain kirjutada, ma kirjutasin siis artiklid omale vabal sobival ajal, aga kui sa lähed hommikul tööle, õhtul lähed koju, siis 8 tundi töö, täiesti tavaline tööleping. Ehk siis tasub üle vaadata ja et üldiselt ikkagi meie soovitame, et tööleping on see kõige õigem ja kõige tavalisem ja eriti veel alaealistele. Aga samas ei ole välistatud ka käsunduslepingud, kui pole varianti, aga lihtsalt tulebki olla nagu ekstra kriitiline, et kas seal on kõik nõuded vastavalt seadusele. See olenebki, mida sa teed. Kui sa teed ikkagi allud tööandjale, siis sa tööleping, aga kui sul on näiteks, sa oled muusik, lähed esinema ühe korra kuskile kontsertile, siis võib olla. Just tahtsin jõuda nende valdkondade juurde, et see vist erineb ikkagi, et kui suvel näiteks mindaksegi näiteks pakijaks, et siis üldjuhul vist olen kursis olnud, et tehakse käsunduslepingud või on see vastupidi? Ikkagi siin ma tahaks arvata, et peab olema tööleping. Et sina ütlesid et kui pole teist varianti, tahaks teada, mis see olukord võib olla, kus teist varianti ei ole, aga ütleme nii, et kui eesmärk on teenida raha ja siis ettevõte pakub tööd, aga ta ütleb, et sul on siis käsundusleping või tööleping ja siis võtta või jätta, siis ütleme nii, et peame vaatama ka natuke tulevikku, et kas need riskid on ikkagi niivõrd sellele noorele suured, et ma tahan öelda seda, et kui ta ikkagi võtab selle pakkumise vastu, siis ta jääb ilma puhkuseta, ta jääb võib-olla ka ilma, ma ei tea, muude sotsiaalsete tagatisteta, et ikkagi tööandja või see ettevõte ikkagi vastutab selle töötamise eest. Oluline mitte
pealkiri või lepingu sisu, vaid ikkagi oluline, mida see noor reaalselt hakkab tegema. Et kui ta on pakja näiteks, ta töötab seal näiteks, ma ei tea, esmaspäevast reedeni suvel, ta siis oletame töötab 10-st, ma ei tea, näiteks 12-ni või siis ma ei tea 15-ni, siis sellisel juhul ikkagi tegemist töölepinguga. Et isegi kui tööandja pakub, et okei, tuleb meil käsundusleping, no siin on mõtlemiskoht, et kas tahad nõustuda või mitte. Ma tahan öelda, et pigem mitte, sest kui tööandja tahab juba praegu skeemitada või eirata seadust, siis seal võivad ka muud probleemid tulla tulevikus. Ma arvan, me saime siis vastuse sellele küsimusele. Aga kust ikkagi noored saaksid infot kõige paremini? Kas on selline üldsait, kus on nagu kõik listid toodud erinevatest töövõimalustest noortele või peab ikkagi vaatama Facebooki gruppidesse kellegi soovituste kaudu või kui näiteks tanklad avaldavad info, et siis olla kursis sellega, kuidas saada infot suveks? Ma usun küll, et Töötukassa kaasab aidata, aga on olemas palju ka õpilasmalevaid, kes on väga usaldusväärsed. Nad ikkagi viivad neid noori nende tööandjatega kokku ja ma pean tunnistama, et õpilasmalevatega on väga-väga vähe probleeme või neid ei ole üldse, et selles mõttes neid saab usaldada. Ma usun küll, et saab vaadata ka sotsiaalmeedias, Facebookis, Instas, kui seal on mingi usaldusväärne ettevõtte või tööandja, siis tasub võib-olla läbi rääkida ka oma vanemaga, et kas siis vanemale ka tundub, et see töökoht on usaldusväärne ja siis saab võib-olla ka kohtuda noor lapsevanem ja siis ettevõtte ja uurida, mis need töötingimused on. Küsimus kommunikatsioonispetsialistile nüüd, et kui palju tehakse piisavalt promo sellega seoses, et noori värvata suveks. Kas seda on aastatega nüüd rohkem olnud näha? No eks katsetatakse aga pigem meieni laekuvad need nii-öelda murekohad, et ei leita tööd, et on raske leida. Et eks ilmselt ongi, et tööandjad ka vaatavad, et mis neil on mõistlik võtta, et kas on mõistlik võtta seda siis hästi noort, kes võib-olla ei ole varem kuskil tööl käinud ja tal on ka mingid teatud piirangud, et eks igaüks jälgib oma vaatevinklist, aga kindlasti tasub proovida ja võib-olla minu teekond näiteks oli väga hea selline, et sa lähed alguses praktikale, sealt kohe kasvab välja ka see töökoht. Üldiselt, kui sa oled tubli ja siuke asjalik, et sellistel praktikakohtadel, ma usun, tasub silma peal hoida. Tööpakkumis noortele, ma arvan, on vähem võrreldes nende pakkumustega. Et ikkagi, kui noor tahab tööle minna, siis tasub vaadata juba märtsis, aprillis võib-olla. Mais, ma arvan, juba võib-olla natuke hilja, aga ei ole välistatud ka mais või juunis endale töökohta leida. Aga lihtsalt mina olen kuulnud, see oli kuskil aprilli keskel või aprilli alguses pigem, et üks ettevõte rääkis veel konverentsil, et nemad võtavad selleks suveks, ma ei mäleta, äkki umbes 8 või 10 alaealist ja siis tegid ka oma sotsiaalmeedias sellise postituse, et tulge tööle ja siis paari tunniga tuli kuskil, ma võin valetada, aga tuli 30 või 40 pluss avaldust. Et selles mõttes see oli ainult paari tunniga. Aga kujutame ette, mis saab siis, kui see postitus oleks seal üleval, ma ei tea, paar päeva või nädala aega. Et siis oleks ilmselgelt üleküllus nendest. Ja tavaliselt ma olen aru saanud ka, et ükskõik, kus on suurem konkurss, siis kevade perioodil, siis maikuuks ikkagi üldjuhul on valitud ära need kas praktikandid või suvetöölised. Aga sõnum nendele, kes praegu meid kuulab ja arvab, et juba on mai või juuni, et on juba hilja, tegelikult ei ole hilja, et saab võtta ühendus ka nende ettevõtetega, et võib-olla saab ka otse kirjutada, kui te näiteks tahate vaadata Töötukassale või Facebookis või kuskil internetis, seal ongi töökuulutus, on kirjutatud, et nende taotluste esitamise tähtaeg näiteks oli kuskil aprillis või mais, siis tasub ikkagi kirjutada, sest ei ole välistatud, keegi loobus või näiteks keegi otsustas, et ikkagi ta ei taha seal töötamist jätkata ja see ettevõtte vastab siis, aga tule tööle siis. Ja ma täiega ka julgustan. Mina olin ka see, kes vaatas lihtsalt, et see oleks mu unistuste töökoht, et ma tahaks sinna minna. Ise võtsin selle initsiatiivi nagu. Ja
ütleme nii, et eidele peab ka oskama reageerida, et see on ka okei, aga kindlasti tasub kirjutada ja et sealt tegelikult ju need võimalused hakkavadki, et tihtipeale sa ei pea ootama jääma seda, et kõik kandikul niimoodi ette kannavad. Mis on need trendikamad valdkonnad ikkagi siis teie arust, mis te olete näinud, kuhu kandideeritakse kõige rohkem suveperioodil, räägime siis? Turism, hotellid, toitlustus, võib-olla ka sellised kohad, mis on seotud meelelahutusega, mis on mõeldud lastele näiteks erinevad seal pargid või laadad näiteks ka või mis on seotud erinevate sportimise võimalustega seal, mis on vaja sellist abistava tööd. Või ürituste korraldus ja sellised kergemad tööd ikkagi. Ja, mis tahtsin öelda, kui ma olen käinud Õlle-Suumeril, siis ikka näed, et mõni turvamees või valvetöötaja ju on uus nägu jälle iga suvi, et vahetuvad ju. Mõni teeb ajutiselt, mõni teeb kauem. Aga jõuame tööohutuse ja õnnetuste juurde. Väga hea näide on Tööinspektsiooni aastaraamat, mis tuli ka välja hiljuti just, kus oli ka toodud statistika välja, palju see on muutunud. Kuidas te näete siis, kuidas on tööõnnetuste arv muutunud ajaga? No ikkagi tegelikult, kui me vaatame mitmeid aastaid tagasi, siis see on õnneks langenud. Aga igal aastal ikkagi juhtub üle 3000 tööõnnetuse. Ja need ei ole lihtsalt sellised õnnetused, kus väike komistus oli, vaid tavaliselt need ongi need õnnetused, kus inimene on pidanud pärast koju jääma, ennast ravima või midagi on siis juhtunud ja surmaga lõppenud õnnetusi nüüd eelmisel aastal oli meil 7, aasta enne seda oli 14, ehk siis ütleme, ei saa öelda, et kõik oleks väga hästi, et meie ikkagi eesmärk oleks, et neid õnnetusi üldse ei juhtukski. Ja üldiselt saab asju ennetada, et kõik need töökohad oleksid nii piisavalt turvalised, et neid õnnetusi siis minimaliseerida. Jah, et Karolin rääkis nendest arvudest, nad puudutavad üleüldse tervet inimkonda ainult noori, aga see on ka hea koht, mida saavad ka noored kuulata, et ikkagi, et see on see, mida nad peavad teadma, et ohutus on väga oluline. Jällegi, kui nad lähevad oma päris töökohta, kus nad hakkavad töötama täiskohaga aastaid ja aastakümneid, siis nad ikkagi peavad teadma seda, et töökoht peab olema ohutu, tööandjaga tuleb teha koostööd, sest kui te näete, et seal on mingi probleem näiteks elektrikaga või kemikaalidega, siis sellest on vaja anda teada ka tööandjale, sest tööandja peab tagama, et töökoht peab olema ohutu nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Muidugi räägitakse ka töökiusamisest ja haistamisest väga palju viimased aastad, aga see on ka väga oluline, millel tuleb pöörata tähelepanu ja millega tuleb tegeleda. Ja me näeme statistikas, et tegelikult juhtub õnnetusi ka üpris noorte meestega, et seal kõige noorem surmaga lõppenud oli 21-aastane, et tegelikult väga-väga kahju. See on päris hull case ikkagi. Et kui nii noorelt sa lähed tööle ja sinuga võib-olla jääd ellu, aga sinul, ma ei tea, sõrm või miski enam ei tööta pärast seda õnnetust, et sellele tasub kindlasti mõelda ja ma arvan, et siinkohal mina rõhutaksin seda, et see juhendamine ja väljaõppe nii-öelda, et see oleks piisavalt hea ja sa ei pea eeldama, kui sa tööle lähed, et sa nüüd kõike oskad kohe ja teed sama kiiresti kui need töötajad, kes on võib-olla seal mitmekümneid aastaid olnud. Et pigem ongi see koht, kui sa oledki noor ja lähed tööle, et sa võtad selle aja, sa õpid rahulikult, küsid pigem, ma ei tea, üle kordad, kui jääd pärast, ma ei tea, invaliidiks. Kas selle statistika järgi, mis selles aastaraamatus ka kajastus nende õnnetuste numbrite arvult, kas teile laekus see osa, et tööandja ei koolitagi piisavalt välja ja seetõttu võib-olla ei kasutata kaitsevahendeid tööl ja ei olda ennetlikud nende ohtude eest piisavalt? Ja see kumab välja, et millegipärast need õnnetused ikkagi juhtuvad nendega, kes alles lähevad tööle. Ehk siis nad on olnud võib-olla, ütleme nii, et ongi see katseaja periood on olnud tööl mingi 4 kuud
ja need õnnetused juhtuvad siis. Et see näitab ilmselt seda, et see alguse nii-öelda tööle saamine ei olnud nagu piisavalt hea, et ei olnud see väljaõppe siis parajalt nii-öelda hea, et neid õnnetusi ei juhtuks. Et jah, sellest tuleks nii-öelda arendusi teha ja tähelepanu pöörata. Aga lisaks sellele poolele, kas inimesed on ise ka käitunud valesti, ma mõtlen selles suhtes, et võib-olla väheste unetundidega tulnud tööle ja siis seetõttu reageerimisvõime on aeglasem või midagi muud? Noh, jah, eks seda on natukene raskem hinnata, on ju, et jah, tööpäeva lõpus üldiselt ka õnnetused juhtuvad tihemini, et võib-olla seal juba mängibki rolli, et juba hakkab tööpäev lõppema, panen selle kiivri või kaitsekindad siia kõrvale, aga üks kast ei tõstmata on ju, või midagi tegemata, et siis tehakse natukene hooletumalt ja võib-olla tahetakse kiirustada ka, et kiiresti koju rutata. Et jah, eks see väsimus ka kindlasti mängib rolli, aga seda on võib-olla raskem hinnata. Mida saaks inimene teha selle jaoks? Magada piisavalt esmajärgus siis? Ja ma arvan, siin ma võib-olla tooks välja sellise mõtte, et võib-olla ise ka hinnata seda olukorda. Et tegelikult, kui sa oled töötaja ja sulle näiteks tööandja annab mingisuguse masina, mis on korrast ära ja ei toimi korrektselt. Ja ta ütleb, no tee see paar lõiku veel ära, et äkki peab vastu. Ei, nagu see on see koht, kus sa võid öelda ei. Ja mõeldagi enda nagu heaolu peale, enda tervise peale, et küll siuke klišee öelda on ju, et mõtle oma tervise peale, aga päriselt ka, et ainult sina saad mõelda, kui tööandja sinu eest ei mõtle neid ohutussamme, siis sul on okei öelda ei, kui sa näed, et see ei ole turvaline. Jah, need soovitused on väga lihtsad, et maga piisavalt palju, söö, puhka, suhtle oma sõprade ja lähedastega ja tuleb mõelda, et ikkagi me elame mitte selleks, et töötada, vaid ikkagi me töötame selleks, et elada ja et tegelikult on päris palju ka töökohti või ütleme nii, et päris palju ka neid inimesi, kellel on ka 2 töökohta, aga praktika näitab, et on ka inimesi, kellel on 3 töökohta, on ka 4 töökohta, olgu mitte kõik täiskohaga, aga ikkagi, kui ma olen näiteks 0,3 kohaga ühes kohas, siis ma pean liikuma, ma ei tea, võib-olla pool tundi aega, siis töötan ka teises kohas, siis pean jälle liikuma 3. kohas, 4. kohas, siis millalgi ma pean ka magama, puhata ka tuleb, aga siis jälle algab ring algusest peale ja mul algab see esimene töökoht. Mina võin siin natukene pattu tunnistada. No. Mina olingi mitmel töökohal korraga. Ma arvan, et mul oli 3 töökohta. Ja mulle tegelikult väga-väga meeldis nagu ausalt ja ma arvan, et siin ongi see nagu ohukoht, kui sa naudid seda tööd ja vaata ettevõtluses on ka tihtipeale need inimesed, kes võib-olla töötavad liiga palju, sest et nad neile tahavad oma ettevõtet siis nagu kuidagi turundada. Ja mina ka käisin siis 8 tundi olin tööl ära ja siis tihtipeale koju ei jõudnud, läksin teise töökoha juurde ja siis jõudsin 9 õhtul koju ja tegin süüa ja sõin põhimõtteliselt öösel ja siis läksin magama ja hommikul algas asi uuesti. Ise ma tundsin ennast nagu hästi, et nii tore oli ja mulle nii meeldis ju tööd teha ja eks seal mängis rolli see raha ka võib-olla on ju, et noori nime tahad jalad alla saada. Ja siis ma mäletan, et oli mai-juuni ja suvi juba paistis on ju ja ma tundsin, et ma lihtsalt ei viitsinud mitte midagi teha ja tekkiski selline nagu väike pohhuism, et ma nagu ei panustanud kummaski töös või nendes 3 töökohas nagu maksimumini ja pigem lasin nagu üle jala ja kui mul ei oleks nii-öelda seda momenti olnud ja seda väikest pausi sinna tulnud ja ma ei saanud edasi jätkata seal töökohas, siis ma oleks päriselt läbi põlenud ja ilmselt ma võib-olla olin ka. See kevadväsimus pani ilmselt paika kogu selle asja. Üldsegi 3 töökohta tundub väga ekstreemne. Ma võin rääkida nii palju, et mina olen ka 2 töökohas teinud, aga mis on võib-olla kõige ohtlikum märk ongi see, et kui sul on ühe
töövaldkond selline istuv ja teine on siuke hästi füüsiliselt koormust nõudav, siis võib-olla kui sa ei maga ka piisavalt, sul on rütm ja graafik on kõik ägustunud, siis sa võidki mõelda, et teinekord see, mis nõuab rohkem füüsilist pingutust, sa võid teha seal mugavamalt, aga võib-olla sellega seoses sul juhtub midagi ja ka vastupidi võib-olla, et mida siin saaks siis nagu teha, et ikkagi mõistuse piires vaadata, et kas sa suudad hallata seda, et võib-olla raha ei ole kõige olulisem. Puhkus on ülioluline ja noh, lihtne öelda on, et puhka ja noh, seadus ütleb ka, et sa pead ju teatud puhkaaja saama, on ju. Aga noh, tihtipeale me õpime võib-olla enda vigadest kui teiste. See on see põhimõte, et kui näiteks tundub, et hetkel ma töötan X2 koormusega, siis järelikult ma saan ka topelt raha, aga tulevikus ma saan seda nautida, aga jällegi tekib see hetk, kus näiteks ma jään haigeks või tekib ka või toimub mingi tööõnnetus ja siis see sissetulek on 0. Et jällegi, kui vaadata pikemas perspektiivis, siis kõik on justkui ideaalne, aga kui võtta kõik korraga, siis jällegi siit tekivad kõik need probleemid. Mina mäletan ka, teie ka jagasid oma kogemust, mina ka jagan siis. No, mul oli 2 sellist sarnast kogemust. Üks oli siis, kui ma õppisin koolis, ma töötasin suvel täiskohaga, seal mul olid sellised töövahetused, töötan 3 päeva, iga vahetus 12 tundi, siis 3 vaba päeva. Aga kuna seal üks töötaja lahkus, siis ühesõnaga üks päev ma pidin töötama hommikuses vahetuse kella 5 vist hommikul kuni 1, siis järgmisel päeval näiteks ma pidin alustama kell 12, siis olid ka öösed vahetused ja siis mul oli ka sel ajal ka kooli praktika. Mul oli ka SES sel ajal, ehk siis mul olid eksamid ka ja ma tol hetkel tegelesin ka vabatahtliku tööga. Ühesõnaga, no tol hetkel mul ei olnud üldse aega rääkida oma pereliikmetega või siis oma sõpradega ja ühel hetkel ma siis ostsin ühest poest ka salati, ühesõnaga ma sain toidumürgistuse siis ka ja siis jah, ma pidin siis kuskil 2-3 nädalat kodus lihtsalt olema. Ja kui me vaatame tegelikult natuke statistikat ka, siis ma jätsin meelde lausa, et eelmisel aastal üle 500 inimese võtsid nii-öelda diagnoosiga läbipõlemine. Ja noh, kui paljud meist tegelikult on nii-öelda läbipõlemise äärel või juba läbipõlenud, kellel ei ole seda diagnoosi. Et noh, neid inimesi on nii palju ja ma arvan, et me peame ise endale kuidagi nagu kogu aeg alateadvuses, et see raha ja see nii-öelda vaev ja see sisse paneme, et see lõpuks maksab kätte ja väga paljud ongi ju isegi mitmeid aastat võid kodus olla selle läbipõlemise diagnoosiga, sest sa ei parane ära, see vajab taastumist pärast meeletult. Ma olen kuulnud ka, et sellest jääb märk, no kaasa arvatud enda selle 2 töökoha haldamisega ma tundsin, et mul mingid nädalavahetused ma olengi jõuetu näiteks ja mul nõuab rohkem aega taastumist iseendale, kui et ma lähen nüüd nädalavahetusel kuskile hängima kellegiga kinno, et sellised nagu lihtsad vaba aja veetmisviisid, need tunduvad ka juba nii rasked, sellepärast et sa oled nii ülekoormatud. Ja tegelikult, kui me mõtleme nii-öelda riigi vaates, siis 7 miljonit eurot maksti hüvitist nendele inimestele. Ja see on kõik ju tegelikult meie raha nii-öelda. Et nii-öelda inimeste raha, kes töötavad, et me peame ise ennast ja ikkagi nagu kontrollima, et me nii kaugele ei läheks nende asjadega. Jah, et seda raha saaks kasutada absoluutselt muudeks toetusteks või valdkonna arendamiste jaoks. Ja noh, meie näeme, et tervishoiusektor paistab välja just selliste nii-öelda läbipõlenud inimeste seas, et noh, seal ongi, nad töötavad ikkagi väga-väga mitu tundi järjest, et üks töötaja töötas noh, üle 70 tunni järjest, noh, see on 3 ööpäeva, nagu kujutad ette. Et kas see on üldse füüsiliselt võimalik? Ja see on ju inimene, kes meie tervise eest hoolitseb, on ju. Ja kas sa tahaksid sellist arsti, kes on väsinud ja noh, võib-olla teeb selliseid mitte nii teadlikke otsuseid. Ei tahaks. Midagi sarnast on ka haridusvaldkonnas, et õpetajad töötavad ka väga tihti üle.
ülesandeid ka väga palju, siis ülesandeid kogu aeg tuleb juurde, nad peavad siis suhtlema nii õpilaste, siis nad peavad ka lapsevanematega suhtlema, siis nad peavad ka suhtlema juhtkonnaga, siis suhtlema ka kolleegidega, siis ka mingi võrgustiku koostöö tuleb sisse, siis ka, ma ei tea, mingid muud seal kohustused ja ühel hetkel jah, lihtsalt see õpetaja põleb läbi, et kui olete noored, siis teage, et õpetaja ei taha teid kiusata, et ikkagi tahab aidata ja tahab õpetada ka ja tuleb jah. Tuleb mõista ja ma arvan, et need tegelikult ju sealt hakkavad need probleemid kuhjuma, see on nagu siuke lumepall, väga halb lumepall, et kui sa oled väsinud, sa oled pahur, sa ei jaksa, tekivad konfliktid tööl, võib-olla tööandjaga konfliktid, sul kõik see kuhjub ja siis sa võib-olla võtadki selle haiguslehe, jäädki koju, siis sul ei ole mingist nii-öelda kõrgemast palganumbrist juttugi. Hullemal juhul, kui väsimusest tingitult sa teedki midagi nii valesti, et tööandja võibki su paratamalt lahti lasta ka näiteks. Kas teile on esitatud avaldusi või pöördumisi seoses töökiusuga, toksiliste suhetega tööl? Jah, eks see on siuke popp teema või ei saa öelda popp, aga eks selline töökius kui selline termin käib meil ikkagi pidevalt läbi, jah. Et siin neid näiteid, ma arvan, väga palju, väga palju. Mis see põhilisem on? Ütleme nii, et see töökius tundub juba nii tavapärane meie tööturul, et enam mõned juhtumid enam ei ületa, sest jällegi on sellised väga ekstreemsed juhtumid, kus näiteks töötaja nägi, kuidas siis teine töötaja teeb seal töö juures siis külmkappi lahti, kus on siis toit lõunaks, kuhu inimesed panevad ja siis lihtsalt sülitas sinna sisse ja pani siis külmkappi kinni. On sellised või näiteks väga selline klassikaline näide, kus töötaja läheb tualettruumi ja siis ta väljub sealt, ma ei tea, 4 minuti pärast ja siis seal ukse taga on juba tööandja, kellega ütleb, olid seal 4 minutit, mida sa seal 4 minutit tegid. Et selleks tegevuseks on piisav, ma ei tea, 2 minutit näiteks. Ja siis võtnud palgast maha näiteks. Karjumine, ahistamine sealhulgas, aga seksuaalne ahistamine. Seda ka juhtub, füüsilist vägivalda väga palju ei ole, aga seda ka juhtub. Ütleme nii, et juhtub kõike. Ja, aga töökiusamine ei ole jah selline ühekordne konflikt, on ju, et ma ei tea, me Vladimiriga ei saa asjale siin pihta ja mina räägin ühte ja tema teist ja lähme sõneleme, et see on nagu ühekordne asi, me lahendame võib-olla selle ära, aga kui nüüd Vladimir võtab seda väga isiklikult kuidagi hakkab mind iga päev tömitama ja väga regulaarselt, siis see on juba töökius. Te olete näinud, et naisi pöördub võrreldes meestega rohkem teie poole, näiteks väärkohtlemise või ütleme, et mehed jäävad peale, kui naised, kas sellist olukorda esineb ikka? No meil on, kui me töövaidluseid vaatame, siis seal oli vist üle 70 avalduse, kus oli nii-öelda sellist töökiusamise või diskrimineerimise teema läbi käinud, aga tegelikult, mis nii-öelda tõendatud saab, on väga käputäis, et neid oli vist 5. Et tihtipeale võib-olla inimesed teevad selle probleemi ise hästi suureks ja muidugi seal mängib rolli ka, et kuidas seda tõendad, on ju. Aga ma ei teagi, eks mõlemad, ma arvan. Mõlemad jah, nad võib olla natuke erinevad, et meeste puhul on rohkem seda füüsilist vägivalda või siis neid olukordi, mis on seotud füüsilise vägivallaga. Aga naiste puhul on see, et see on ka natuke teine teema, et kui näiteks naine tahab tagasi tööle tulla peale ema puhkust, siis enam seda töökohta ei ole või siis näiteks kui ta tahab oma lapsega arsti juurde minna, siis tööandja ütleb, et ei, sa ei lähe või kui näiteks on vaja ka haiguslehe või hoolduslehe võtta, siis tööandja ka ütleb, ei, kuhu sa lähed, sa pead tööd tegema või siis võtnud palgast maha. Selles mõttes seal ikkagi kõik pöörduvad, jah, nii noored kui ka eakad, naised, mehed, kõik, jah. Aga ja, mis minul selle töökiusu või üldse selliste konfliktidega kuidagi haakub, on see, et mul oli selline töökeskkond, kus töötajad omavahel nagu rääkisid, et on mingi probleem, on ju.
et oligi seal mingi konflikt või midagi oleks saanud paremini teha, aga keegi tööandjale ei läinud rääkima. Noh, mina ka ei läinud. Aga et tegelikult see julgus või see algus algab sellest, et seda probleemi kuidagi nagu adresseerida ja ka tööandjale öelda, on ju. Et noh, eks muidugi siin peab teine pool ka, nii-öelda tööandja peab ise ka julgustama, et ikkagi tulge ja nagu kommunikeerige, kui midagi on valesti ja päriselt, et me püüame seda siis ka lahendada, on ju. Et see julgus ikkagi oleks, et need töökiusamine, selline väike konflikt, et see ei kasvaks selleks töökiusamiseks, et sellele juba varakult nii-öelda käpp peale panna ja ära lahendada. Võib-olla seda julgustada noortele ka, et kui vanem inimene üritab noort inimest maha, siis paratamatult noor inimene võib-olla ei julgegi astuda välja enda eest seista, aga et tuleb leida mingisugune lahendus, mitte jääda üksinda. Ja et tegelikult ju ongi, et tihtipeale neid tahetakse lahendada neid hetki, mis võivad tekkida, aga kui sa ei tea sellest, siis tööandjal on ka väga raske nii-öelda sekkuda. Et kas või, et kui võib-olla selle suure ülemusega ei julge päris minna rääkima, et siis mõne teise kolleegi leida, et see teema nii-öelda päris lahendamata ei jääks. Jah, et ei vaikita maha ja et see ei jääks kaitseta. Ikkagi tuleb rääkida, meie oma praktikas näeme päris palju neid juhtumeid, kus näiteks keegi helistab meile, ütleb, et tal on mingi probleem tööandjaga, kirjeldab olukorda, me küsime, aga mida tööandja vastas, siis tema ütleb, et ei ole tööandjaga rääkinud, et soovitame, rääkige tööandjaga, ta ütleb olgu, räägin ära, helistab tunni pärast, ütleb, et rääkisin ära, probleemi enam ei ole. Tuleb rääkida, tuleb teha koostööd, jällegi arusaadav, kui see kiusa on tööandja, siis võib-olla enam ei ole mõtet rääkida, aga saab ka kirjalikult suhelda. Aga sina ka mainisid sellist olukorda, kus näiteks vanema kolleegi poolt tuleb mingi selline kiusamine või siis ebavõrdne kohtlemine näiteks. Mul oli ka selline kogemus töökohal, et kus ma pidin suhtlema ühe kliendiga ja siis ütleme nii, et tegemist oli kliendiga, kellel oli päris palju probleeme ja see vastus oli tema jaoks negatiivne. Nii kui nii ühesõnaga tegemist oli ka välismaalasega ja siis kui ma ausalt ütlesin talle, et ei ole välistatud, et temaga tahab, ütleme, lühidalt rääkida ka politsei piirivalveamet, siis tema ütles mulle selle peale, et kes mina olen, et kui vana ma olen, siis kutsu kedagi täiskasvanud siis, et ta saaks temaga rääkida. Ja ta keeldus siis minuga rääkimast seni, kuni ma ei ole kutsunud kedagi, kes on täiskasvanu. Nagu naeru vääristati siin põhimõtteliselt vanuse pärast. Ja ma olin tegelikult nii šokeeritud. 23 või 22 võib-olla. Nagu minu vanuse ringis inimene põhimõtteliselt. Mina olin väga šokeeritud. Ma olin šokeeritud sel päeval, ma olin šokeeritud ka järgmised nädalad. Siis rääkisin ka selle kolleegiga, kes oli mu ootune juht, aga ta toetas mind. See oli väga positiivne. Aga ma siiamaani mäletan seda olukorda. Jesus. Jaa, ei, ma arvan, et see mõjutab, jah. See ju tahad ju tunda ennast nagu asjatundja ikkagi või eriti, kui sa tahad ju teist aidata ja siis vanus jääb see piiriks, siis ma arvan, jah, väga hästi ei mõju. No aga mis puhul veel saab Tööinspektsiooni juurde pöörduda? Milliste probleemide või muredega? Et me rääkisime siin kiusust, kui on mingisugune lepingu küsimus üldse toksilise suhete tõttu, aga on veel mingisuguseid probleemi murekohti esinenud? Kui noor soovib, aga mitte ainult noor soovib näiteks nõu või mis puudutab nii töölepingu sõlmimist, tööpuhkeaega, töölepingu lõpetamist, sealhulgas ka erinevad ohutegurid, näiteks kas see töökoht on turvaline, seesama töökius, mida sa juba mainisid. Neid teemasid on väga palju ja et kõik, mis tegelikult puudutab töötamist, et siis sellega võib meie poole pöörduda ja küsida, et me võib-olla ei lahenda seda niimoodi nipsust ära, vaid pigem saamegi anda nii-öelda nõu ja vähemalt suunata, et mida edasi teha selles olukorras. Jah, sest neid teemasid on päris palju, mõned neist on väga spetsiifilised, võib-olla
Aga võib-olla ka nende inimestega, kes meid kuulavad, nendega ka see juhtub, et näiteks mis puudutab koolituskulude hüvitamise kokkulepet, varalise vastutuse kokkulepet või siis näiteks ka konkurentsipiirangud. Ühesõnaga see teemade valik on üsna lai. Aga kui te kõhklete, siis jah, alati saab pöörduda, siis meie juba saame vastata või kui see ei ole meie pädevusse, siis me saame ka suunata. Noorel inimesel on, nagu me enne ka rääkisime, et miks inimene põleb läbi, on raha. Aga mida peaks siis prioritiseerima rohkem? Mis see tier list peaks olema? Raha versus vaimne tervis versus midagi muud? Mina ikkagi tahaks, et kõik oleks õnnelikud. Ma olen selline optimist, et töötamine peaks ikkagi rõõmu pakkuma. Ja see peaks olema tore kogemus. Ja sa peaksid, mina arvan, et oleks ju hea, kui me ärkame hommikul üles ja me läheme sellise hea energiaga tööle. Et sa naudid oma tööd ja ma arvan, et see võiks olla esimesel kohal. Siis vaatad, et okei, võib-olla võiks see keskkond on ju olla piisavalt sobiv ja hea sinu jaoks ja ka kolleegid head, kes toetavad ümberringi. Et tegelikult see teeb selle suure terviku ju nii-öelda inimese töötamises, mina arvan. Kõigega olen nõus, aga meil on lihtne rääkida, kellel on töökoht olemas. Aga siin see sama, millest me ka rääkisime, et kui tegemist on sellise väga kahtlase töökohaga, aga te ikkagi mõtlete, aga raha on vaja, siis ma lähen sinna tööle, aga siis ühel hetkel töötasu ei laeku pangakontole, siis tööandja hakkab karjuma, siis milleks seda kirjalikku lepingut on vaja, siis lepime kokku suuliselt ja siis siit tekib see lumepall ja siis jällegi tekib meil selline olukord, kus tegemist on inimesega, kellel ei olnud lepingut, kellel ei olnud ka kirjavahetust oma tööandjaga, raha pangakontole ka ei laekunud ja siis justkui tundub, et mingit suhet nende vahel ei olnud. Ehk siis väga oluline kõike, mida on võimalik, tuleb fikseerida kirjalikult, lepingud, kirjavahetused, töögraafikud, erinevad kokkulepped, lisad, salvestage endale postkasti või vahet ei ole kuhu, aga oluline, et see oleks teie kuskil kaustas. Ja ma ka soovitan asju kirjalikult üle korrata, et isegi kui sa tööandjaga seal räägid, et et ma ei tea, sellest kellast selle kellani on ju, saame kokku ja teed tööd ja ma maksan sulle nii palju, et siis pärast pane meil teele ka, et leppisime kokku sellel teemal, bla, 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 et siis seda on hiljem igaks juhuks vaja, sest et kunagi ei või teada, isegi kui ta on, ma ei tea, kõige paremini hinnatud tööandja, siis konflikte ja selliseid olukordi, kus midagi on vaja tõestada, kunagi ei tea, millal ette võib tulla. Tegelikult praktika näitab ka seda, et tuttavate või sõpradega tekib neid konflikte rohkem. Ütleme nii, et kui sa lähed kuskile tööle tutvuse kaudu, siis tundub, et see on meie inimene, aga siit tekivad ka need probleemid, et ma usaldasin ju teda. Ta võib osutuda su suurimaks vihavaenlaseks. Just, absoluutselt. Eriti siis, kui ta ongi su koolikaaslane, ütleb, et tahad kiiret tööd, tule minuga, aga võib-olla ei näe täpselt läbi kõike seda pahupoolt. Ja. Et alati võib-olla ei tasu vaadata raha, siis võib-olla on see põhisõnum. Ja minu emme näiteks ütles nüüd vastukaaluks sellele, et aga tasuta tööd ka ei ole mõtet teha. Et mingi piirine noor on ju inimene tahabki kogemust saada. Ja sa tahadki, võib-olla ongi mõni uhke ettevõte, kes võtab siin tasuta vabatahtlikuks on ju. Aga kui sa ikkagi liiga kauaks jääd seda tasuta tööd tegema, siis see ei ole ka okei. Nii et raha on ikkagi ka oluline. Aga räägime sellest ka, kuidas saada kogemust, kui tööandjad ütlevad ära alustavatele noortele, et kui noored näevad pakkumisi, aga neile ei anta tööd, kui on vaja 5 või 10 aastat kogemust. No see on tavapärane siuke mullistumine olnud. Tead, minu arust ei tasu sellesse kinni jääda ja sinna töökuulutustesse pannakse, et peab olema 5 aastat kogemust. Aga olgem ausad, mina kandideerin näiteks, mul ei ole seda kogemust, aga nad näevad midagi minus. Võib-olla just see ettevõte mõtleb siis ümber, et aga tegelikult tal on nagu see entusiasm, ta tahab seda teha. Nad pigistavad silma kinni tihti peale. Ja ma arvan, et ei pea vaatama, et mul ei ole ju, et ma ei saa ja ma ei oska. Lähedki kohale ja sind õpetatakse välja, sa saad väga hästi hakkama.
Absoluutselt olen nõus, jah, tasub proovida. Et kui on kirjutatud, et on vaja seal kõrgharidust, doktorikraadi, 20 aastast töökogemust, ma ei tea, 5 koera, 10 last, siis ikkagi tasub kandideerida, sest ei ole välistatud, et tegemist on nii suurepärase noorega, keda nad näevad, see tööandja ja ütleb, ohoh, teda meil on vaja tööle. Ja siis nad võtavad teda tööle. Ja see annab mõnes mõttes ju tööandjale sellise nii-öelda puhta lehe ka, et sa saadki seda noort siis vormida ja nii nagu sa tahad või suunata. Ja sellised värsked ideed tulevad ka tihtipeale ju just pigem sellistelt, kes võib-olla ei olegi varem kokku puutunud sellega, vaatavad asja uue pilguga, toovad sellist võib-olla noort verd. Nii et ma arvan, et jah, tasub proovida. Jah, siin tööandjatel võib-olla ka sõnum, et vaadake värsket vered ja ideid, vaadake neile rohkem otsa ikkagi. Ja ongi siis, kui see ikkagi, ma olen kuulnud ka nagu tööandjate poolt sellist pahameelt, et aga need noored tulevad ju ja nad ei tee korralikult tööd. Et nad näiteks ei ilmu kohale, et mõtlevad, et mul ei ole täna töötuju ja ma jään nüüd koju. Et siis, et meie mainet parandada, siis ikkagi, kui sa mingi kohustuse võtad endale ja tööle ja ennast oled lubanud, siis ikkagi tuleb seda tööd ka teha. Et muidu lihtsalt nad koguvadki neid nii-öelda negatiivseid kogemusi noortega ja ei usalda neid. Et pigem ikkagi näidata ennast hästi ja kohusetundlikuna ja muidugi, kui on mingi probleem, tasub läbi rääkida, aga jah, niimoodi üle lasta ka ei tasu. Ja võib-olla see võlu on ikkagi siis hästi säravas motivatsioonikirjas, millega see ilma paista kõige pealt. Ja lihtsalt olen nõus, et see motivatsioonikiri, et ma hakkas mõtlema lihtsalt selle peale, et meil on ka tehisaru, aga võib-olla ei tasu seda liiga palju kasutada, sest seda on näha, et inimene kirjutades oma motivatsioonikirja lihtsalt pani sellise prompti, et kirjuta mulle motivatsioonikirja ja siis hops, tekst on valmis ja saadetud edasi, et ikkagi pange hing sisse. Just, jah. Et ärge pange kõike ChatGPT-sse. Et see tundub võib-olla kõige lihtsam lahendus, eriti kui sa panedki 10 kohta kandideeri, sul on see CV, sul on motivatsioonikiri, aga sa pead igale poole erinevasse panema erimotikirja ja siis sa sööstad talle selle väikse erineva nüanssi, aga tihti see võib olla põhjuseks, miks ei valita välja. Ja ikkagi peab väga personaalselt lähenema, et mõtlemegi, et mida see ettevõte tahaks teada minu kohta, mida tema tahaks kuulda, mis oleks see oluline just nagu vaatadki väga konkreetset ettevõtet, et muidu sa lihtsalt ei eristu, sa ei jää silma lihtsalt siis. See on põhimõtteliselt nagu sama võrdlus, et kui arvamuslugusid kirjutavad robotid, et kas me tahamegi siis, et robot kirjutab vastu ka robotile põhimõtteliselt. Jah, tänapäeval vist nii on, et ei viitsita lugeda, et tee mulle kokkuvõtte ja siis kirjutatakse suur tekst vastu chati abiga ja chat vastab chatile põhimõtteliselt lõpuks. Peame selles kiirenevas ühiskonnas ikkagi säilitama seda loovat mõtlemist ja kriitilist mõtlemist samas alal. Vot, kuulge aga minu poolt kõik ja aitäh teile saatesse tulemast. Ma teen väikse promo ka siia lõppu, et me siin ütlesime suure suuga, et meie poole võib pöörduda, kus siis meid leiab tööelu.ee. See on päriselt väga hea lehekülg, kust tšükestel tööteemadel nagu infot saada. Et kui ongi midagi segast, kirjutad sinna märksõna, otsid, kas või Google viskab seda ette, et tihtipeale sealt saab juba nagu vastuse kätte ja see on meie usaldusväärne lehekülg, nii et seda tasub uskuda, mis seal kirjas on. Ja siis muidugi võib meile helistada ja kirjutada. Noored võib-olla tänapäeval ei julge väga helistada, et siis võib-olla võib sotsiaalmeedias ka kirjutada. Võib otse DM-i saata. Ja. Absoluutselt. Anonüümselt ka saab. Ja ei pea kartma. Leia endale sobiv viis, kuidas info leida. Ja et ära jää üksi oma murega, kui on töökius või mis iganes. Ja räägi, ole avatud ja julge küsida. Aitäh teile, Karolin-Liis ja Vladimir. Aitäh. Aitäh. Ja aitäh teile kuulamast saadet Noored ei viitsi vaikida. Ootame järgmisesse episoodi. Saate kuulata meid endiselt Noorteportaalist, YouTube'ist ja Spotify'st.
mina olin Joonas. Tšau. Tšau.